Aloha imelised seiklejad teisel pool ekraani, minu nimi Kristel Raalaksmi-Titten, jällegi eetris imelisest San Diegost ja täna on jällegi väga eriline päev, sest teisel pool ekraani on meil täna Marika Müü, kes hakkab nüüd jagama meiega oma imelisi seikluseid sisemise pere coachingu programmis, kus ta on olnud väga tubli osaleja viimased 4 kuud. Ja tere tulemast, Marika Müü, ja enne kui hüppame pea ees teemasse, kas sa ütleksid ka meie imelistele vaatajatele, kuulajatele, kellega on tegu, millega sina igapäevaselt tegeled ja kuidas sa saad aidata vaatajatel sind positsioneerida? Kes sa selline oled? Jah, minu nimi on Marika Müü. Ma igapäevaselt töötan tegevjuhina ja tegelikult olen ka õpingute teel. Õpin transpersonaalset psühholoogiat ja teen teraapiatöid. Ja tegelikult sisemise pere teraapia Kristeliga ongi selline minu enda isikliku teekonna ja avastuste nii-öelda loomulik jätk. Et minna veel sügavamale ja kaugemale. Ja sa ütlesid väga ilusti ka, kui me siin omavahel vestlesime, et see on väga hästi täiendanud sinu kõiki teisi protsesse, mis sul praegu töös on. Ja nii ongi jah, et minu see koolitee on selline läbi enese isiklike kogemuste avastamine, et nagu öeldakse, et kõigepealt tuleb tervendada ennast, lihtsalt tervendada ja aidata teisi. Ja siis sinuga läbi tehes sisemise pere teraapiat ongi tegelikult olnud minu jaoks väga sügav protsess, nagu väga konkreetsete fookustega, et 6 aega see sisemine laps, sisemine naine, sisemine mees, et see on absoluutselt täiesti asendamatu praegu minu jaoks olnud. Ja kooliga ongi, et me oleme ka siin rääkinud, et sünkroonis, et üks toetab tegelikult teist, et Ja nüüd enne kui sina nii-öelda meil pardale hüppasid, ma otsisin nii-öelda sinu selle motivatsioonilehe üles ja sinu üheks motivatsiooniks oligi, et põhimõtteliselt sisemaailmas palju konflikte, et kuidas siis teha tugevamalt neid otsuseid enda seest ja ka elust rohkem rõõmu tunda. Et kas nüüd, kui 4 kuud on läbi saamas, kas sa saad öelda, et neid sisemisi konflikte on vähem ja sa tunned elust rohkem rõõmu? Jah, selle 4 kuu jooksul on väga palju muutunud. Ma ei ole konfliktis enam. Et kindlasti ka sellepärast, et väga paljud teemad olid juba eelnevalt üleval, enne kui me sinuga alustasime. Väga palju oli lahtisi otsi, aga just käies läbi kõik need aspektid läbi erinevate rännakute, läbi erinevate kodutööde ja fookuste ja päevikute pidamist, et see on pannud mõtlema ja vaatlema oma nii-öelda teemasid, elu ülesandid kindlasti, et fookuseid, kus kohas ma olen, kus ma tulen ja kuhu ma tegelikult lähen ja mis on minu tugevused. Et tollel hetkel minul oli tegelikult seda kursust alustades konflikt ka selles osas, et mida ma üldse teha tahan. Et kus olla, et ma teen oma asju, ma olen väga hea nendes asjades ja ma tunnen ennast mugavalt, aga teisest küljest sellegi mingi hetk tekib siuke shake, et kes mina ikkagi olen nagu lõpuni päris alguseni tagasi minnes. Et kas see, kus ma olen täna, kas see on ikka 100% õige? Jah, et nagu ongi mingis mõttes, sa oled ka selline sügav sukelduja, et eksistentsiaalsete küsimusteni, et kas olla või mitte olla ja miks olla. Ja samas ka, et nagu ma usun, see on üldse praegu üle maailma globaalne teema, et inimesed hakkavad otsima rohkem nagu tähendusrikkust oma eksistentsile, et olgu selleks siis kas suhe iseendaga, suhe teistega või siis ka see, mida me teeme igapäevaselt oma tööga seoses ja tõesti inimeste elud muutuvad tühjaks, kui nad ikkagi ühel päeval ärkavad, et vau, et selles või selles nii-öelda elusektoris või tasandil pole tähendust või seal ei ole nagu eesmärki või mõtet minu jaoks ja see tundub nii tühi ja siin just see sisemise pere programm tuli väga sinu asjadega nagu
õigel ajal nii-öelda sul pardale. Said palju selgust. Ja sain küll jah. No ma olen selline, nagu sa siin ütled, et busy woman on jah. Et ma teen palju asju ja minu moto ongi olnud kogu aeg, et kes palju teeb, see palju jõuab, eks ju. Aga mingi hetk ma jõudsin sinna kohta, et kui joosta nagu 180 erinevas suunas, siis ei ole nagu konkreetset fookust. Et ja tegelikult sinuga see nagu nüüd paika pandud, et mida konkreetselt, kuhu nagu minna, mis on need prioriteedid ja mis tegelikult lõppude lõpuks teeb mind õnnelikuks. Ja kogu see point lõpuks ongi see, et see, mis ma teen, see nagu pakuks mulle rõõmu, on ju. Mitte lihtsalt niisama poole tee peal ei põleks läbi. Jah, just. Ja nüüd üks hästi suur murrang, mida mina nii-öelda siis kõrvaltvaatajana nägin, mis oli väga nagu ilus ja väga palju uusi nii-öelda siis arenguid tuli sellest, oli just see, et nagu sa ütled, sellise pisinaisena on ikkagi sageli see, et nii-öelda siis enda eest hoolitsemine ja toimetamine just niisugusel, ütleme siis sügavamal tasandil liigub tavaliselt nii-öelda siis to-do listis viimasesse nii-öelda siis järjekorda. Et nüüd sa tegelikult panid need nagu ikkagi esiritta ja väga palju asju sinu elus hakkas muutuma, et kas sa mõne sõnaga kommenteeriksid seda protsessi? No jah, selles mõttes, et kui on erinevad projektid ja täiskoormaga pluss töö, eks ju, koolid, igasugused klubid ja muud asjad, siis ei ole aega käia trennis, ei ole aega süüa normaalselt päeva jooksul. Vahest on koosolek otsa ei jõua WC-stegi. Kõik sellised asjad, eks ju, et millest me räägime, on ju. Et ei ole aega ennast nii-öelda välja viia või tunda ennast ilusana, et see on selline kõik läbi tormamise. Et aga just tähelepanu suunamine ka, et minule endale, et võttes aeg, ma ei tea, käia aeglaselt duši all või võtta see mõni õhtu on ju ja teha omale mõnusate ürtide ja asjadega vann. Et need on sellised hästi pisikesed asjad tegelikult igapäevases elus, aga nad muudavad nii kohutavalt palju, et sa vaatad reaalselt hommikul peeglisse, mitte lihtsalt ei tee omale meigi, aga sa vaatad peeglisse nagu iseennast ja siis ütled endale, et sa oled ilus, eks ju. Ja alustad hommikut hoopis teise vibratsiooniga, et või siis, ma ei tea, tulla pärast tööd koju ja lihtsalt koos lastega tantsida, sellepärast, et mul on praegu tantsutuju. Et mingid sellised asjad, et ja huvitav ongi see, et läbi selliste iseenesest väikeste asjade läbi selliste muutuste muutub ka kogu keskkond meie ümber. Et mina näen peegeldusi oma laste pealt ja tegelikult kogu see ring, mis mu ümber on, et nad tajuvad, isegi kui ma ei ütle mitte midagi, et ma kuskil programmis olen või midagi teen, et ju, siis inimesed tunnetavad seda ja see on täitsa teine vibratsioon igal tasandil, igasugustes suhetes. Et siis just need väikesed muudatused sinu endaga suhtes ja just ka enda eest siis endale rohkem aega andes ja mitte nii tormates, siis tegelikult kõik suhted sinu ümber said tegelikult sellest nagu väga palju kasu, et hästi niisugune ripple efekt tekkis jälle. Jah, absoluutselt. Jah, et kvaliteet, kõik läks kvaliteetsemaks nii-öelda teadlikumaks. Kvaliteetsemaks ja teadlikumaks ja tegelikult ma olen hakanud väga hoolega valima, et kuhu ma oma energiasse suunan. Et mul on hästi tihe see kalender aga teisest küljest ma olen väga teadlikult hakanud ka vaatama seda, et mul oleksid pausid. Ma olen väga teadlikult hakanud planeerima näiteks puhkuseid, mida ma pole aastaid teinud. Et ja reaalsuses on ka see, et ma võin sinna puhkusele minna, kogu aeg oma meile ja lugeda telefonile vastata, et ju. Aga et mingi aeg tuleb tegelikult võtta selleks, et ma tegelikult lähen, ma ei tea, näiteks lihtsalt randa, võtan oma raamatu ja ma olengi seal terve päev. Et kui tuul puhub ja natukene on jahe, siis ma võtan seda käsika ümber, ikka istun seal edasi, loen oma raamatut. Et see on üks kogemus näiteks, mis ma sain. Et selline taastumine, et kui ennast nagu täiesti välja lükata mingil hetkel, siis tegelikult nii-öelda
igapäevaellu tagasi tulles ja tööle minnes on ju niisugune tunne, et 3 kuud ära olnud, tegelikult võib-olla et minna päeva, eks ju. Ja, just. Selles mõttes kvaliteet muutub täielikult, nagu fookus pöörata korraks iseendale 100%. Ja nüüd see enda eest hoolitsemine, see on tegelikult ka hästi selline sisemise naise teema, et sellise tegusa, tugeva naisena, no, nii nagu minagi, et me sageli läheme kuidagi automaatselt sellesse künnihobuse rolli, on ju. Ja nüüd sa oled hästi palju hakanud koos oma sisemise naisega õppima, kuidas tegelikult astuda sellele kuninganna nii-öelda siis rolli sisse ja kuidas sealt nagu toimetama hakata ja tegelikult ka üks asi, mis sa tööl hästi katsetasid oma siis töötajatega, on just tegelikult ka delegeerimise oskus, mis on tõesti niisugune väga oluline kuningannaks olemise oskus ja kui palju nagu sealt ju saab ka asju lihtsamaks teha, et see ei ole kerge, aga just, et kui sa hakkad neid tegema, siis jällegi elukvaliteet muutub, on ju. Jah, eks ta tuleb, vahest on vaja sellist taskulampi, et keegi nagu näiteks sulle konkreetselt, et kuule, vaata, mis teed, on ju. Et ma arvan, et see on tihti selliste inimeste, ma ei tahaks öelda, et viga või probleem, aga mingis mõttes omadus. Et minul on samamoodi, et ma olen üles kasvanud nii-öelda läbi erinevate positsioonide põhimõtteliselt nullis. Ja ma tegelikult tean, mida iga inimene konkreetselt teeb igapäevaselt ja mul on hästi lihtne minna ja hüpata sinna sisse detailidesse. Ja kui keegi ütleb, et ta ei jõua või tal pole aega, siis ma võtan ja teen selle ise ära. Need on samamoodi need kohad, et tegelikult ei pea, et on võimalus seal laveerida, mängida ümber, vaadata üle, et ise ei pea olema täis südaõnni kogu aeg tööl, et tuleb nagu, see on see enese eest hoolitsemine minu jaoks ka. Just. Üle vaadata kõik asjad. Ja nüüd sa jagasid ka just, et võib-olla see, kuidas nii-öelda siis see programm oli meil siin kokku pandud, et see väga hästi toimis sinu jaoks ja sa tõid välja just olulisena rännakute ja siis videode just, et sa saad iga kord ka need videod nii-öelda siis lindistustena, sa saad neid pärast ka uuesti läbi töötada ise hiljem, et terapeudiks õppides sa oled ka kogenud väga huvitavaid nii-öelda situatsioone sellega seoses. Kas sa mõne sõnaga kommenteeriksid seda ka? Jah, et nagu ma sulle natukene ennem rääkisin, et see meetod, mida sa kasutad, et mulle hästi see meeldib, et mul on endale, nagu minu juurde on tulnud ka kliendid, kellega ma olen avastanud, et mul ei ole võimalik istuda nii-öelda üks-ühele samas ruumis, et need on erinevates riikides, need on erinevates linnades ja see meetod, mida sina kasutad, et üle video teha ja lindistada ja teha märkmed ja saata inimesele, et see annabki tegelikult selle võimaluse, et esiteks, kui ma olen selles protsessis sees ja ma teen näiteks eelmise elu rännakut, eelmise elu regressiooni, siis ma olen teinud väga palju selliseid erinevaid protsesse nende aastate jooksul, mis ma koolis ka olen olnud. Aga seal olles tihtipeale sa oled seal nii sees, et pärast välja tulles ja nii-öelda recap'i tehes ja tagasisidet andes, siis detailid lähevad meelest ära. Ma ei mäleta neid enam. Ja nüüd ongi see video koht, et kui ma võtan selle video lahti, ma vaatan seda videot, siis ma vahest ise ka imestan, et kas ma tõesti ütlesin seda, kas seal tõesti toimus mingi siuke asi, et seal tekivad nagu rõhuasetused, mis on tegelikult väga-väga olulised, aga mida me ilma sellise videota tegelikult ei näe ja tihtipeale ei näe ka terapeut seda. Et ma vaatan neid videosid ja neid protsesse, mis ma olen sinuga teinud, et tihtipeale ka sellest mõlemast aspektist, et ühest küljest ma olen klient ja teisest küljest ma olen ka terapeut. Et on mingid protsessid ja mingid asjad, mingid nüansid, mida ma tegelikult ka tollel hetkel võib-olla terapeudina ei märganud. Et see on nagu üks aspekt selle asja juures. Ja teine, mis on nagu sa ütlesid, et nad on tagantjärgi vaadatavad isegi kuid hiljem, on ju. Et ma võib-olla alustasin seda teemat ja läksin sellesse protsessi sisse nagu ühest aspektist, et mul on see teema, nagu me alustame sinuga tihtipeale, mis on need tänased teemad, mis sul on üleval, ja mis on selle kuu nagu nii-öelda teema. Siis me lähme sellesse protsessi sisse ja mul on üks fookus. Aga praegu näiteks, kui meil on see programm nii-öelda läbi, ma olen selle läbi teinud
siis ma lähen teatud protsessidesse tagasi ja vaatan seda teatud videot hoopis teise nurga alt, hoopis teise nii-öelda meeleseisundiga ja hoopis teises kohas. Ja ma näen täiesti erinevaid asju, nagu polekski enne märganud, et noh, on mingid sellised kohad, et ega me ju üks-ühele inimesega suheldes ka me võtame selle üles ja me tegelikult mäletame ainult neid fakte, mis on praegu sellel hetkel olulised. Ja tihtipeale, kui inimesed omavahel räägivad ka, on ju tagantjärgi ütlevad, et kuule, sa ütlesid mulle seda või ütlesid mulle toda, siis teine inimene vaatab otsa, ütleb, mis asja sa räägid, eks. Aga tegelikult seda videot vaadates vahest ongi selline tunne, et seda küll ei olnud, sellepärast, et ma reaalselt ei märganud seda tollel hetkel, sest seis ei olnud minu jaoks oluline. Aga täna on. Just. Noh, see on kõik see videote teema, et ja samamoodi sa kirjutad hästi põhjalikult sellised tagasisided, et kõik need kokkuvõtted ja sinu mõtted, mis on nagu minu jaoks tegelikult isegi nagu kõige suurem väärtus nende videote kõrval, on see, et sinu vaade on paberil kirjas, et millele sina nagu rõhutad, millele sa suunad, mis on need kodused ülesanded, need võivad olla väga tüütud vahest. Neid on nii palju, eks ju. Aga teisest küljest ma olen nagu nautinud seda protsessi, sellepärast, et noh, see on ju minu valik, et kas ma tegelen sellega või ma ei tegele lõppude lõpuks, on ju. Et kas ma tahan sinna sisse minna või ma ei taha sinna sisse minna, eks ju. Ja noh, ütleme nii, et teadlik inimene tegelikult saab ise aru, et kui ma ei taha sellesse protsessi minna ja ma otsustan sellega mitte tegeleda, siis mina ise enda käest küsin, et mis seal taga on. Et miks ma seda teha ei taha praegu, eks ju. Et sellised asjad ja siis ma just eile kirjutasin sulle seda viimast nii-öelda taga, et noh, nagu kuu kokkuvõtet, eks ju. Ja huvitava asja avastasin enda jaoks, et me oleme nüüd 4 kuud neid asju kirjutanud. Et see protsess on kestnud päris kaua ja noh, minu jaoks on nagu kohustuslik olnud, et kui kirjutada ja pidada päevikut. Noh, mingitest, noh, mitte kõike me kirjutavad, aga mingid teatud punktid igast päevast, eks ju, või siis üle päeva, eks ju. Ja seda tagasisidet sinule andes, nagu, et mis selle kuu jooksul toimus, tegelikult sunnib ju ka lugema oma märkmeid, eks ju. Ja kui ma võtan vahest lahti oma märkmeid, kui ma vaatan, mis kõik on juhtunud selle kuu aja jooksul ja kui mul neid kirjas oleks, siis ma ei mäletaks siis 90% sellest kõigest. See hajub nii ära, et ma ei mäleta, kas see oli eelmine kui üle-eelmine või pool aastat tagasi, aga tegelikult vaatad, et vau, kuu ajaga kõik sellised asjad. Et ja noh, seda on tegelikult raske mõõta, et kui suured on inimese muutused mingisuguse 4 kuu jooksul, et noh, seda väga-väga palju. Ja mis on hästi just huvitav, et vaata, kui me läheme rännakusse sisse, siis igal inimesel on tõesti need teemad ja asjad on siis erinevad, ka hirmud, mis tulevad sealt välja. Siis kui ma panen nii-öelda teile need kodutööde juhised kokku, siis ma alati vaatan, et ahaa, siin oli Marika Müü nüüd ääre peal. Et mida ma saan talle anda, et nii-öelda siis inspireerida, motiveerida teda sealt üle ääre minema ja võt need ongi need, mis sa siin nimetasid, et need ebameeldivad, et ei taha sinna minna, on ju. Aga need on just need kohad, kus sa saad kasvada ja need julgusharjutused ka, mis ma panin. Ja väga paljud teist said sellele nagu pihta, et kui sa ikkagi selle ära tegid, siis noh, tuleb nagu tõesti see julguse nii-öelda siis muskli treenimine ja mida rohkem sa teed seda, noh, seda julgemaks sa lähed, on ju. Ja sinu see kogemus tegelikult ju oligi, et sul nüüd viimase kuu siin kokkuvõttes ka, mul täitsa oli siuke tunne, et appi Marika Müü on nüüd 7 penikoorma saapad jalga pannud. Et sul tuli väga palju siukseid põnevaid uusi, noh tõesti nagu sinu sisemine mees hakkas sulle pakkuma selliseid võimalusi, et tõesti avalikud esinemised ja erinevad kutsed erinevatesse kohtadesse, kus just nagu see essents, mida sina oskad ja mida sina tead ja sinu kogemused, et sa saaksid jagada seda maailmaga, mis on noh, nagu väga eriline. Ja siis tunduski nagu, et see oli nagu sihuke normaalne asi, et sa nagu väga ei põdenud vist enam, nagu ma aru sain. Jah, selles mõttes see oli minu jaoks hästi väärtuslik, mis me sinuga avastasime koos, et mida ma siis nagu tegelikult tahan, eks ju. Et ma tahan teha seda, mida ma olen siiamaani teinud. Noh, ma olen ju 20 aastat ennast arendanud ja ma ei tea, karjääri ehitanud ja kõik sellised asjad, on ju.
aga seal kõrval on väga palju muud ja uut ja selles mõttes, mis nagu reaalselt täiendavad üksteist, eks ju. Ja kõik need, mulle tundub, et sellel hetkel, kui ma sain paika, et okei, ma olen valmis rääkima oma kogemustest, ma olen valmis jagama, ma olen hästi selles mõttes tekitab elevust, et kui ma saaksin kuskil seminaril näiteks olla või konverentsil esineda või mingid sellised asjad, ja siis ka nagu rohkem veel fookust panna siis teraapiatele, et siin õhtuti ja nädalavahetuseti näiteks, et praktikat ja kõike seda teha. Ja siis tuligi pakkumine, et ühele siin konverentsile tuli mul kutse, eks ju, ma sain selle programmijuhiga kokku ja ta pakkus mulle pärast seda, et kuule, et sul on nii palju rääkida ja sul on nii palju kogemusi, et äkki sa osaled ka paneelis, eks ju, vestluspaneelis. See nagu minu jaoks nagu väga-väga suur asi ja see tuli praktiliselt 6 aja jooksul, eks ju. Et ma jaanuari alguses tegin need taotlused ja asjad, panin paika, et ahah, okei, ma tahan seda. Ja siis tuli nagu see konverentsi kutse. Siis mulle tuli üks pakkumine ühest ülikoolist anda nagu neid seminare. Ja see oli see koht, mis ma sulle ütlesin ka, et ma tundsin, et aga see ei ole päris see. Et kui ma läksin pool aastat tagasi, ma nüüd, jess, hurraa, on nii prestiižne ülikool ja kõik sellised asjad, et ma lähen, on ju, et sellepärast, et see on äge või see on nagu nii prestiižne, siis nüüd ma vaatasin sellele hoopis teise pilguga, et aga see ei ole päris see ei lähe nagu minu eesmärkidega kokku, et ma pean hakkama ennast kuskile väänama ja tegelikult ma ütlesin selle ära. Ja sa panid väga ilusti, ma veel kirjutasin see üles, et pole minu elu ülesandega sünkroonis, et see on ikka täiega tase, et nii ilusti kirjutatud, jah. Ja samal ajal et selles mõttes see klientide teema on ka teraapiaga niimoodi ka nüüd käinud, et see on see otsustamise koht jälle, et kui mina otsustasin, et mina olen valmis, et siis mul on tulnud päris huvitavad kliendid praegu ja tegelikult isegi terapeutide ringis me räägime, et sellised rasked kliendid, et kellega on sellised challenge'id, on ju, aga et see ongi see enesekindluse koht, mis ma nüüd olen ka saanud, et ma olen tegelikult endas kindel, ma tean, mida ma teen ja ma tunnistan endale ka seda, kui ma ei tea, mida ma teen ja ma tunnistan seda ka kliendile, teeme siis koos. Et tegelikult see on normaalne, vahet ei ole, kui kogenud üks nagu terapeut on, et seal ongi sellised kohad alati, et igaühe teemad on niivõrd individuaalsed ja tihtipeale need puudutavad meid ennast ka sees. See tasakaalu koht on, ma arvan, selle sisemise pere nagu teraapia käigust hästi tugevalt juurdunud praegu, et ei ole võimalik väga niimoodi oma platvormilt minema niimoodi lükata, et ma olen väga kindlalt paigas, ma tean, mida ma tahan, ma tean, mida ma teen ja kui ma ei tea, siis ma ütlen seda ja kui mulle ei meeldi, siis ma ütlen ka seda. Et just on nagu tulnud selline julgus avaldada oma arvamust ja ka vajadusi. Et need asjad on vaata sageli naistel ka, et me nagu ikkagi kuidagi nagu ikka kikivarvul käib see värk, on ju. Et nüüd see ikkagi just, et see on nagu nii palju tugevamaks läinud, et ikkagi tõesti, et avaldada oma arvamust ja samas ka, kui on midagi vaja teistmoodi, et avaldad ka seda. Et need on 2 asja, mis on just ka sisemise naise teema, natuke ühenduses ka sisemise lapsega. Aga just need on nagu tõesti, ma vaatan, nagu sul on nagu uued jalad alla kasvanud. Ja ma olen tunda ka seda, jah. No, eks see vajaduste väljendamine, mina jõudsin sinnamaani, et kui ma olen enesekindel ja ma ise olen tasakaalus enda sees, et see minu tõde on tihti, mis ma näen teiste inimeste pealt ka ja klientide pealt ka, et kui inimene ei usu ise enda tõde, siis seal ei saa olla ka mingeid vajadusi. Need on nagu täiesti balansist väljas, et see oma tõe omamine ja enda aktsepteerimine nii-öelda tegelikult loob selle pinna, et ma olen enesekindel. Ma tean, mida ma tahan, ma tean, kus ma olen, kuhu ma minna tahan ja kus ma tulen. Need on kõik hästi olulised aspektid tegelikult. Ja samas ka teha see rahu, et ma tulen sealt, jah, see on minevik, see on osa minust ja ma aktsepteerin seda. Et mingid sündmused ja asjad nagu ei triggerda nii õudselt, on ju. Et selles kohas on võimalik olla siis nii-öelda
paigal ja fokusseerida ennast oma vajadustele ja neid välja ka öelda lõpuks, et on protsess. Ja teine suur asi on ikkagi, kus oli väga suur kasvamine minu arust sinul just nagu see ehedus ja see, kes sa tõeliselt 100% oled, nagu seda mitte ära enam kuskile varjata või kuskile nii-öelda vaiba nurga alla panna, et just selle ehedusega välja tulla kõikidel tasanditel oma elus ja eriti oma suhetes ja tõesti julgeda seda väljendada, sest see on lihtsalt nagu ka ühiskonna projektsioonid, et naistena me sageli hoiame ennast tagasi, sageli me ei näita, kes me tegelikult oleme ja siis me teeme tegelikult suure karuteene endale ja loomulikult ka kõigile teistele, sest siis me ei ole ju meie ise. Ja see kogemus, mida tahad sa selle kohta kommenteerida, et minu arust oli see nii ilus vaadata, et tõesti nagu lilleõis läks lahti, nagu mingi tõeline kuninganna sündis välja nende 4 kuu jooksul. No jaa, no see on see koht, kus tegelikult võiks rohkem inimesi avastada oma maskid. Et me elame väga tugevate maskidega. Et kui õppida seda märkama, et mis maski ma kannan tööl, mis maski ma kannan kodus, mis maski ma kannan näiteks siis, kui ma lähen oma vanemate juurde, eks ju, või siis ka inimestega. Et kellega me räägime, et ühe inimesega ma olen ühtemoodi, teisega ma olen teistmoodi, eks ju, et kui need, ikkagi see tuleb jällegi nendest oma vajadustest sinna tagasi, et kui ma tean, kus ma olen ja mis on minu vajadused, siis mingi hetk tekib see koht, et aga ma ei saa seda enam vastu võtta. Mulle ei meeldi. Et selles mõttes, kui mulle ei meeldi ja mulle ei sobi see suhe kellegiga, siis ma muudangi seda. Et see on see, minul on tekkinud selle sisemine selline hästi tugev hääl. Et ma lihtsalt ei saa enam olla muud moodi. Kui mulle ei meeldi, siis ma ütlengi, et mulle ei meeldi, mulle ei sobi see. Aga seal on veel teisi asju ka taustaks, et see ongi nagu siis tegelikult sisemine naine, kes väljendab oma vajadusi või siis läbi intuitsiooni annab sulle midagi märku ja sisemine mees, kes siis astub välja ja ütleb need asjad ära ja kehtestab, et selline ilus koostöö omavahel. Ja nüüd, kui sa mõtled ka meie omavahelisele koostööle, kuidas sa selle kohta kommentaari annaksid, et paljud on mulle sageli aastaid andnud tagasisidet, et ma olen liiga otsekohene ja liiga nii-öelda siis karm või mis iganes. Kuidas sinu kogemus oli töötada koos Kristal Raaga? No ütleme siis niimoodi, et ma tulen ju sellisest terapeutilisest maailmast, eks ju, et mul on selle koha pealt väga tugev taust tegelikult, et sellised korraliku meetodid olen ma saanud ennegi, et ütleme niimoodi, et kes teab gestalti on ju, siis seda meetodit sai kasuta ja sellega ma ei saa sind võrrelda. Aga ma ei saa ka öelda seda, et näiteks minu puhul see ei toimiks, kui terapeut oleks ka liiga pehme. Et kõik tuleb ära siluda ja kuidagi ümber nurga, et mulle see ei sobi. Et kuna ma ise nõuan inimestelt otsekohesust ja ma ise olen otsekohene ja ma ütlen, mis ma ootan ja ma ütlen ka seda, mis minule absoluutselt ei sobi, siis minule sinuga koostöö meeldib. Et sa ütled asju nii, nagu nad on ja ma võtan nad vastu siis või igal inimesel on valik, kas ma siis aktsepteerin seda või ma ei aktsepteeri. Ma võtan selle vastu või ma lükkan seda tagasi, see on meie vaba valik. Et, ja mulle see sobib, et me räägime asjadest nii, nagu nad tegelikult on. Jah, radikaalne ausus. Radikaalne ausus ja tegelikult on hea, sellepärast, et kui ma asjadest nende õigete asjade nimedega ei räägi, siis miks me siin koos oleme. Ja isegi, kui see on valus. Ja vahest peabki olema valus selleks, et nagu korralikult aru saaks, et on jah valus ja tuleks edasi minna. Need on sellised tervenemise protsessi osad tegelikult, et aga ma ei, selles mõttes ei tulnud, et keegi oleks liiga teinud midagi kordagi.
ja siin võib-olla ka ongi, ma ei ole võib-olla selliselt isegi väljendanud või mõelnud sellele, aga põhimõtteliselt ongi sellises situatsioonis ja sellises nii-öelda siis suhtlemises mõlemad osapooled peavad ikkagi tõesti kõik maskid ära võtma, et sa oledki tegelikult nagu tõesti nagu alasti inimese ees ja tõesti siis selles haavatavuses siis vastu võtma, mis sulle siis antakse ja tõesti, no tegelikult praegu ma ise tunnen ka ikkagi, et vaata ikkagi ka kogemust on nii palju, et ma ikkagi olen kordi pehmem, kui ma olin 13 aastat tagasi. Et eks see kogemus ka aitab, aga ma sinuga nõustun selles mõttes täiesti, et tõesti see radikaalne ausus on hästi oluline, sest läbi selle saab kasvada, et see on oluline osa terapeudiks olemisel ja ma tean ka seda, et kui sina hakkad toimetama inimestega, siis nad tulevad õige inimese juurde, sest sa oled aus ja ehe ja see on üks asi, mis tänapäeval läheb järjest rohkem ja rohkem au sisse, et kui inimene on ikkagi kahepalgeline, eriti veel terapeudina, siis asi on ikka väga metsas omadega. Et väga oluline teema. Nüüd meil oli siin kursuse ajal ka väike sihuke lisaboonus, oli sihuke Facebooki grupp meil tehtud, et seekord oli ta siis lihtsalt selliseks võimaluseks jagada oma kogemusi või lugeda teiste kogemusi. Kohustust sinna nagu midagi panna ei olnud, kuid kui sa niimoodi, sa vahest ikkagi lipsasid läbi sealt, et kuidas sinul sellega kogemus oli, et kas andis natuke lisatuge või inspiratsiooni? Mulle meeldis see grupp selles mõttes, et vaata, see tekib seal see nagu natukene see ühtsuse tunne, et mis on tegelikult ka nende grupitööde ja siis selliste kogunemiste point nii-öelda füüsilisel tasandil ka on ju, et ma ei ole ainuke, kes sellises teemas ja niisugustes probleemides või oma muredes või mingites asjades on või niisuguses protsessis on ju. Et see Facebooki grupp annab selle vabaduse, et ma saan valida, et mis me kirjutan. Et igaüks on nii avatud, kui ta tahab ja igaüks on täpselt nii kinni ja nii vaatleja, kui ta seda soovib. Aga sealt tuleb hästi ilusti välja nagu selles mõttes, eriti kui meil on erinevad teemad erinevatel kuudel, et millised teemad inimestel pinnale tulevad ja mis on nende jaoks oluline, et nad seda jagavad. Et ja mis ma nägin, on tegelikult läbivalt oli hästi huvitav jälgida, kuidas päris palju on kattuvusi. Me tegelikult ei ole nii hullult erinevad üldse. Hästi sarnased käivad erinevatel inimestel läbi, igalühel on oma isiklik taust, oma isiklik väli, kus nad on, aga üleüldiselt mustrite mõttes see on nagu selles mõttes isegi tuge pakkuv. Et teistel on ka täna sitt olla. No ala on ju. Et ma ei ole ainuke, on ju. Et midagi sellist või siis vastupidi, on ju. Et mul on täna nii happy, see on nii äge, midagi hästi ägedat kogev keegi, on ju. Et vaatad, et yes, kellegi läks paremaks, mul läheb ka varsti, on ju. Väga hea. Nüüd üks asi ka, mis on siin, kui ma nüüd siin mingite inimestega ka just nagu proovin siis neid formaate ja pikkuseid ja nii edasi ja üks asi, no eriti siin USA-s, kui ma räägin, et vot mu coaching'u programm on 4 kuud või siis see Külluse seikluskoolitus oli 8 kuud, siis nad pööritavad silmi ja ütlevad, kus kohas sa siuksed inimesed leiavad, kes 4 kuud sinuga viitsivad teha koostööd. Ja siis ongi sulle küsimus, et kas see 4 kuud oli sinu jaoks pikk või paras või kuidas sina nagu tunned, et kas seda protsessi, keegi ütles ka, et kas sa seda ei saa 4 nädalaga näiteks läbi teha, et miks on see 4 kuud just võib-olla näiteks ka sinu jaoks oluline olnud ja mis sa näed nagu selle pikkuse nii-öelda siis mõte või tähendus sinu jaoks oli? Ma pean ausalt ütlema, et kui ma alguses seda programmi lugesin, eks ju, ja hakkasin seda nagu vaatama, siis ma mõtlesin sama asja, sasja, et mida nagu selle aja jooksul nagu kõik nagu värk on. Aga nagu ma enne ütlesin, kodutööd on nagu üks teema, et päeviku kirjutamine, eks ju, kõik sellised asjad, et täna tagasi vaadates ma leian, et see on ainuõige lahendus sellise töö puhul.
sellepärast, et kui tegeleda näiteks ühe etapiga sisemise lapsega, noh, ma olen ju enne ka sisemise lapsega töötanud, eks ju, ja neid teemasid lahendanud, aga see ongi niimoodi, et sa lähed nagu korra sinna sisse, sa oled nagu sutsu oma teemas ära, lahendad selle ära ja siis sa tuled sealt hops välja ja rohkem selle peale põhimõtteliselt isegi ei pea mõtlema, onju. Siis sinuga see protsess on nagu selline, et me teeme alguses selle rännaku, võtame mingid igapäevased teemad või mis iganes nad seal on ju parasjagu pinnal, kellel, kuidas, eks ju. Ja siis üks asi on see video, et seda videot vaadata nagu järgi. Nagu noh, mina vaatasin seda ka, et noh, võib ju kuulata ka, ega ma sõitsin autoga, kuulasin, eks ju. Et noh, see ongi see, et sa märkad nagu mingitel hetkedel erinevaid asju, need lightbulbid on väga erinevad. Näiteks kas või see esimesel nädalal ma märkan mingid asju ja kolmandal nädalal ma märkan hoopis midagi muud. Või noh, vahest mingi neljandal nädalal ma kerin juba pool edasi, sest see ei ole enam minu jaoks teema, ma kuulan seda mingit muud lõiku, onju. Et see on nagu üks asi. Ja teine asi on, et noh, see protsess selle kuu aja jooksul tegelikult, et noh, ma ei tea, minul näiteks isiklik kogemus oli sisemise lapsega, see, et esimesed 2 nädalat ma ei saanud üldse ühendust oma sisemise lapsega. Et kui sa oleksid nädala aja pärast peale lennanud sisemise naisega, siis mul oleks sisemise lapse teema üldse tegemata jäänud, sest ma ei olnud seda kontakti veel saanud. Ja noh, see tuli nagu ajaga, eks ju. Et ma kirjutasin ja ma tegin oma asju, oma protsesse ja tegelikult selle kuu aja jooksul tekib mingis mõttes ka selline nagu harjumus. Noh, aga see on jälle inimeses kinni, et kas ta tegeleb endaga või ei tegele. Et noh, ma võin selle kuu aega niisama ka nagu mööda lasta, eks ju, viimasel päeval sulle kokkuvõtte midagi kirjutada kokku, eks ju, ja ongi tehtud, eks ju. Aga ma räägin sellest, kui sa reaalselt töötad endaga. Et siis ongi niimoodi, et mingid hommikused kirjutamised, enda jälgimised, sisemise lapsega suhtlemised, tema tujudega arvestamised või siis suunamised, ma ei tea, mis me siin tegime veel, käisime, ma ei tea, liivakastis mängimas ja kiikumas, eks ju. Et noh, mingid siuksed asjad, eks ju, aga noh, see tekitab kuu aja jooksul väga tugeva sideme. Seda ei saavuta nädal aega. Et see ongi jah, et nagu tavainimesega sa ei saa kohe lambist, ei teki suhe, et sa pead samm-sammult tekitama selle ja noh, sageli ka, kui on sisemised lapsed ja naised on tavaliselt kõige rohkem ka haavunud või haiget saanud, siis sa peadki põhimõtteliselt ongi, et sa käid ja silud ja paitad ja tervendad neid asju, mis siis pinnale tulevad ja sealt tekib usaldus ja sealt tekib siis nii-öelda see suhe. Ja selleks on jah tõesti aega vaja, nii et väga minul oli selle sisemise lapsega ju veel selles mõttes see teema, et me sinuga, noh, miks ma enne ütlesin, et mul kool väga palju ja siis see protsess, meil on seal teraapiad, mis nad toetavad, üksteist oli see, et sinuga me läksime ühte kohta sisemise lapsega ja tegelikult see teraapiad veel kõrval on ju, et need viisid tegelikult palju sügavamale ja palju nagu nooremasse ikka. Et selles mõttes selle kuu aja jooksul minu tegelikult see sisemine laps tõi läbi päris mitmed sellised traumakohad ja reaalselt, kus ta nagu täna minuga suhtleb, on ta hoopis teises vanuses, kui me sinuga alguses üldse tegelesime. Et ta on kasvanud nagu? Ta on kasvanud ja täna ta on sellises, kuidas ma siis ütlen, omas kohas on ju, et tihtipeale, ükskord siin arutasime ka, et tuttavatega, et tihtipeale on ju see teema, et meie lähme parendama sisemist last, et me lähme just teda tervendama, aga reaalsus on see, et tihtipeale sisemine laps saab ka meile nõu anda ja meid tervendada. Et noh, minu jaoks ongi see sisemise lapsega täna tekkinud selline kahesuunaline liiklus, et mõlemat pidi käib see teema. Ja see 4 kuud on sellisel tasandil, sellisel sügavusel, nagu sina seda protsessi teed, seda kursust, et see ei ole palju, et see ei ole vähe. See on täpselt sealt, kus olen peab. Ja, väga hea. Ja sama tegelikult ka sisemise naise ja sisemise mehega, et samamoodi need olid väga põnevad kõik protsessid teil kõigil siin grupis, et just see kahesuunalise liikluse alustamine, et issand jumal, et mu sisemisel naisel on mingid soovid või mu sisemine mees praegu tegi seda ja siis nagu lihtsalt minna sellega kaasa ja tekibki nagu niisugune koosloomine
Nagu sa siin ka mainisid, et ma küsisin, et kuidas sa oled nii-öelda siis kaasanud oma sisemist pere ja sa ütlesid, et näed, et töö juures oli meil vaja uusi töötajaid intervjueerida ja klõpsti ühe päevaga, mis sul oli, 2 inimest leidsid kohe korraga. Et elu läheb lihtsamaks. Ja vaata, minul on tekkinud selline tunne, et ma ei pea nagu ise rassima. Et selles mõttes nagu see, nagu sa ütled, künnihobune, mulle nii meeldib see väljend. Ise ei pea see künnihobune olema, et nagu sisemiselt paika panna, et kus ma siis nagu olen, mis ma nagu teen ja et rääkida nagu läbi, et kuulge, et davai, paneme pead kokku ja kuidagi asjad lihtsalt sujuvad ja liiguvad, et ma ei pea ise minema kuskil, need asjad tulevad minuni. Just. Ma ennem just jagasin ka kõik need pakkumised, asjad, et ma ei ole ise mitte kuskil helistanud, ma ei ole ise ennast Facebookis kuskil üles riputanud, eks ju, et ma ei tea, ma olen lihtsalt teinud taotluse ja rääkinud ja saatnud oma sisemise pere, teeme ära, tooge minu juurde. Et nähtamatu tiim nii-öelda ja palka ka maksma ei pea, tööl 24/7 ja toimetavad kulissid taga. Ja üle maailma. Jah, just, et mingid riigipiire pole, passi pole vaja, süüa pole vaja anda ja selline luksus. Nüüd lõpetuseks on mul veel üks küsimus ka, mis on siin inimesed, kui nad näitavad huvi ja ütlevad, et väga lahe, ma väga tahaks, ma väga vajaks, aga siis tuleb see teema, et see 150 €, võt minu jaoks ikka liiga palju, ja nüüd, kui sina mõtled just tagasi, et see väärtus, mis sa said ja mis sa ise ka sisse panid, kuidas see on, kas see on siin heas proportsioonis või kuidas sina tunned, et kas see, mis sa kogesid, oli seda väärt, mida sina nii-öelda siis panustasid küllusega? Selle rahaga on selline teema, et ma just ükskord mõtlesin seda sama asja. Iseenesest see summa alguses mulle tundus suur, sest kui hakata nagu niimoodi võtlema, et okei, on teraapiasessioon, siis sa 6 aega teed põhimõtteliselt ise tööd, eks ju. Sinna on küll need videod ja kõik sellised asjad, et see oli esialgu, mis ma arvasin. Aga teisest küljest sellegist, see on nagu tavateraapiates ka tegelikult. Et kui sa lähed teraapiasse, eks ju, ja sa maksad selle raha ära, siis sa ka panustad sellesse. See 150 € minu jaoks on täpselt selline koht, et kuulge, kui ma selle 150 € niimoodi ikka kuus ära maksan, siis ma ikka töötan ka selle nimel ja siis ma tahan võtta maksimumi. Et see on selline kahe otsaga asi, et mis loob selle nii-öelda kahepoolse panuse, et sina annad endast 120% nagu absoluutselt selles mõttes, et müts maha su ees. Et sul on päris palju kliente ja sa nagu ma tean, et sa rabad ennast nagu täitsa pooleks, et pead ka rohkem enda peale mõtlema, eks ju. Aga teisest küljest ongi see, et vaata, kui sa annad kogu aeg välja ja see klient lihtsalt mõtleb, okei, tule ja tee mind terveks, eks ju. Siis ei tööta. Et minu jaoks mingil hetkel oli ka, ega mul on ka nagu selles mõttes hästi kiire ja kõik sellised asjad ja tahaks kõige muuga tegeleda, eks ju. Aga siis vahest, ma pean tunnistama, et vahest mul oli küll niimoodi, et 150 €. Ma võtan ennast kätte ja teen selle ära, ja see motiveerib. Et ma ütleksin selle peale, et ta ei ole odav, aga ta ei ole ka mingi üüratult kallis, et see on just täpselt paras, et see motiveerib ennast ka liigutama. Et see asi ei peagi lihtsalt kätte tulema. Ja just see on väga hea point, mis sa siin välja tood ja tegelikult siin mul on lihtsalt kogu aeg jälle idee viskab välja sisemine naine, sisemine mees, kohe okei, kvartal teeme ära. Et ma andsin teile väga palju ka vaata lisa need ülemineku videod ühest kuust teise ja mingid asjad kogu aeg siis ka seal grupis veel asjad. Et need on ka siuksed lisaboonused, mis tulevad lihtsalt veel selle tavapaketi peale. Ja teine asi on ka see, võib-olla, ma ei tea, kui palju sina tunnetasid seda, aga tõesti, kui inimesed on selles programmis, siis ma tegelikult nagu hoian teile ka ruumi. Et see on nüüd võib-olla ka siuke uue ajastu teema, et ma ei tea, kas teie seal teraapiakoolis otseselt niimoodi seda räägitakse ja õpetatakse, aga just, et see on nii oluline just, et kuidas see ka toimib ja just nüüd ka, et ma olen ju vaata teisel pool maakera, et kuidas sa hoiad ruumi. Teie olete üleval sellel ajal, kui mina magan ja teie magate siis, kui mina olen üleval.
et selline ka nagu huvitav teema, et ma ei tea, on sul midagi selle kohta kommenteerida veel? ja see ongi, et noh, vaata minul, ma saan aru, et sul on teisi kliente, kes nagu Messengeris hästi palju suhtlevad, on ju, et minul seda nii palju vaja ei olnud, aga kui mul oli vaja, siis noh, sa oled olemas absoluutselt 100%, eks ju. Et see on hästi oluline ja noh, muidugi kõik need Facebookid ja asjad ja need meilid ja meeldetuletused ja mis tegelikult mind hästi motiveeris, mis tundus nagu alguses üllatuslik, natukene selline, aga sa tegid ise selle protsessi kaasa. See oli tegelikult see koht, et ma arvan, et sinna Facebooki väga keegi ei olekski nii hullult nagu postitanud oma kogemusi, aga sina olid just see, et ma käisin rannas seal liivases mängimas ja siis oma nende mänguasjadega seal on ju, et noh, et mul on siuke on ju, et noh, see on see koht küll, et see hoiab seda ruumi ja see hoiab nagu kogu aeg seda meeles, et kui tavateraapias nagu käid, on ju, siis sa istud oma selle tund-poolteist ära, sa lähed minema, paned ukse enda järelt kinni, unustad ära selle. Siis sinuga nagu seda naljalt ikka ei ole, kui sa oma Facebooki avad, siis ma näen, et sa oled jälle postitanud midagi või keegi on midagi postitanud, vaata, et see on kogu aeg kuklas ja noh, mingil hetkel on see, et okei. Et ma nüüd tegelen, ma võtan jälle kätte, et siuke meeldetuletus on kogu aeg. Et noh, tõesti, et seda materjali on palju ja seda tuleb nagu kõvasti. Seda ei olegi niimoodi rahas on hästi raske mõõta, et noh, mida keegi on saanud, et minu arvates selline üks suur kompott ja üks suur kombinatsioon ja noh, ma täna selles mõttes endale ütlen, et see oli 100% õige valik. Just. Ma ei vahetaks mitte midagi, aga see on jälle sisetunde küsimus, et teisest küljest, et kas see programm sobib või ta ei sobi, et kõigil ei sobi ja ei peagi sobima. Ja sellepärast, et inimeste valmidus on ka, et kas sa lähed teraapiasse või ta ei lähe teraapiasse, et see on igaühe oma valik, on ju. Ja teisest küljest, kui sa küsid nagu raha kohta, siis võib-olla nagu kui see liiga odav oleks, siis oleks ka selles mõttes ebakvaliteetsemat klienti rohkem. Et sinu juurde tulevad ikkagi need, kes tahavad endaga tööd teha. Et noh, ma arvan, et see ongi nagu see asja iva. Kui sa nagu ennast sinna nii palju panustad, siis sa annadki endast nagu selle maksimumi, sa annad täis kvaliteedi ja mina ootan sinult kvaliteeti ja ma annan ise seda vastu. Kahesuunaline liiklus. Kahesuunaline liiklus, et muud see ei toimi. Ja tegelikult ongi see, et ma hüppasin teiega, noh, põhimõtteliselt nagu vantras on ju, et kui vantra veeteraapias inimene tuleb, siis see vahe, mis ongi ka veeteraapia võib-olla võlu, on see, et ma olen ise inimesega seal vees. Et ma teen samamoodi, sest vesi juhib vaata informatsiooni ja emotsioone palju kiiremini. Ja siis oligi, ma hüppasin koos teiega sellesse nii-öelda protsessi. Alustasin samamoodi siis hommikuminutite kirjutamisega ja nüüd 4 kuud ma olen kõik päevad kirjutanud, mitte ühtegi päeva jäänud vahele. Et siis ongi, et ma saan nagu ka aru, kuidas teie nii-öelda nendes kingades on olla, et see, mida ma nõuan teilt, et kas see on nagu reaalselt siis nagu tehtav ka. Just, et mõlemapoolselt nagu vaadata seda ja kui ma olen nüüd seal vees sees, on ju, noh, nii-öelda teie selles konteineris ka, siis ma olen ka ühenduses ja ma tunnetasin täiesti, kui mingi inimene siis ka jooksis kinni või vot nüüd ma peaksin panema selle siis impulsi sinna või näiteks ka sisemise mehe kuul. Paljud ütlesid, et vot siis nagu väga palju seal Facebook grupis ei toimunud ja minu sisemine mees ütles, et vot nüüd Kristel tõmba ennast kooma ja lase nende endi sisemistel meestel tulla nii-öelda siis pardale ja juhtimine üle võtta enda sees on ju. Ja mis ongi tegelikult täiesti õige asi, et lõpuks nende sisemised mehed, teie sisemised mehed said selle kogemuse, et tegelikult nad on täitsa vinged juhid on ju. Ja kui seda teadlikult teha, et väga vahva. Ja teine asi veel, sinul tuli väga imeline sisemine kunstnik välja, et ma näitan, sa lubasid näidata oma imelist kunstiteost, et kas sa räägiksid sellest kogemusest ka, et sa oled ka ju, vaata, sul on nii palju ratsionaalsega toimetamist kogu aeg igapäevaselt ja siis oli sul selline vau-elamus, et räägi sellest ka mõne hetke. No ma vahest joonistan, aga noh, see on selline
sinuga koos jah, ma olen olnud selline hästi tugev juht, mees-naine on ju. Et ma olen seda sisemist naiste naiselikkust ja sellist voolamist nagu kõvasti siin avastanud. Ja siis meil olid jah firma talvepäevad ja siis seal oli kohale kutsutud siis ma ei tea, keegi on ju, kes jagas siis nagu näiteks seal oli kaks ametluspilti ja üks on siis nagu foto on ju, et selle järgi joonistame. Ja siis seal pandi kõikidele molbertid ette ja mina läksin nagu kohe selles mõttes sisse, ma isegi imestasin. Et ma ei kuulnud, mida see juhendaja seal rääkis, kuidas mis värve võtta või mingid sellised asju. Ja siis ma märkasin ka sellist kriitikut kõvasti, et kui ma nagu seda maali tegin, et siis see ei ole hea ja nii pole hea ja mul läheb nii kaua aega ja kõik sellised asjad. Aga lõpuks oli sellist niimoodi, et kui ma hakkasin lõpetamist, ma avastasin, et mu selja taga oli kogunenud päris palju inimesi. Ja siin siis, see on siis see, mis sina tegid, on ju? Ja see on see, mis mina tegin. Ja see on see pilt. See väiksem on see foto ja mille järgi nagu. Ja siis lõpuks oligi niimoodi, et ma ahtasin, et inimesed mu selja tagasi, nad käisid vaatamas, mis ma nagu teen. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma lähen vaatan, mis teised teevad, et ma olin nii kriitiline enda suhtes, sest ei tulnud midagi välja, on jah. Ja siis ma tegin ringi seal ruumis ära, ma vaatasin, et okei, mul on vist päris hea töö tegelikult. Et see on selline kriitik jällegist, et sellest, me tihti ei usu seda, kui tegelikult tugevad või head me oleme või ilusad, eriti naised, eks ju. Just. Et reaalselt vaata ringi, mis ümber toimub ja siis sa näed, et tegelikult on kõik hästi. Isegi paremini. Ja, et oled veel vingem kunstnik, kui sa arvasid, on ju. Ja nüüd lõpetuseks, kui nüüd kaks küsimust. Esimene siis, kellele sa arvad, see programm sobib? Ja teiseks, kui neil nüüd tekivad siis need katsumused või takistused, et võtt ei ole aega ja võtt ei ole raha ja nii edasi, mismoodi sa soovitaksid neil nii-öelda nende teemadega tegeleda, et siis esimene, kellele sobiks ja kuidas siis takistusi ületada, et kaks viimast küsimust sulle. No kellele soovitada? No ma ise tunnetan seda, et see programm on ikkagi inimesele, kes on natukenegi tuttav iseenda sellise maailmaga. Või siis tal on hästi suur huvi, mis seal sisemaailmas tegelikult toimub. Et kas ta on siis käinud teraapias või midagi natukene kobanud, et ta vähemalt teab, mis on sisemine pere. Et sellistele asjadele nagu tähelepanu võtsida. Ja siis, mis ma tunnetasin, on ka see, et sellised mingil määral peab olema ka teadlikkust, et oma fookust suunata. Et võib ju niisama nagu nii-öelda kombata, kuhu nagu minna ja kuhu nagu mingit nuppe panna ja mida nagu vajutama hakata. Aga kui on olemas ikkagi mingi teadlikkus, et mul on sellised teemad, see viib palju sügavamale. Et see protsess on palju tulemuslikum. Et natukene niimoodi tegelenud inimestele. Aga teine teema, see raha teema ja aja teema on. No mina võin öelda, et ma olen selline super näide, et mul ei ole aega. aga selle kohta ma ütlen alati inimestele, et prioriteetides on küsimus. Puhtalt, et selles mõttes ma olen alati pannud omale kalendrisse. Mul on sellised kokkulepitud ajad, kodutöö peab olema tehtud sellel ajal, kirjutama ma plaanin oma asjad sellel ajal, sest kodutöö kirjutamine on oma paar tundi tööd minu jaoks vähemasti, kui seda nagu mõttega teha. Et ma loen oma päevikut, ma vaatan, mis seal on, ma teen kokkuvõtte ja ma käin selle läbi, et selles mõttes on aeg. Ja mina planeerin selliseid asju. Et ja samamoodi, ega see igapäevane ka, et ma nüüd jälgin inimesi või siis ma ei tea, ma vaatan mingeid omadusi kellegi, et see on selline meelespidamise aeg, et tegelikult see ei võta ju aega. Kui niimoodi võtta. See on lihtsalt tähelepanu suunamine ja fookusesse panemine. Aga need rahateemad ka, et täpselt samamoodi jällegi prioriteetide teema, et kas ma ei tea, ostan omale mingi ilusa seeliku või ma teen teraapia.
igaühe oma valik. Seesmiselt ilusaks ja siis väljast ka. jah, et noh, see on siuke igal inimesel omad seisud rahadega, eks ju, ja see planeerimise küsimus, aga mina ütleks selle peale, et planeerimine ja prioriteedid. Just, väga hea. Ja eks ta nii ongi, et samamoodi ka siin kas või minu enda esimene näiteks Hawaii'le seiklema minek, et tundus ka täiesti üüratu, täiesti võimatu asi. Ja samamoodi iga kord, kui olid siis need järgmised maksed, tegin maksed ära ja ilusti asi tiksus ja siis sealt juba läks edasi, et ühe korra oled selle ära teinud, siis juba nii-öelda muskel on juba soe, et siis saad sealt edasi minna, et väga oluline punkt just prioriteedid ja plaanimine, mis on tõesti asendamatud osad, mis on tegelikult sisemise mehe pärusmaa. Ja kui me tahame ikkagi suuremalt ja siis võib-olla ka tähendusrikkamalt elada ja oma eluga siis ka rohkem tähendust luua siis globaalses mõttes, ma usun, et need kaks asja on väga olulised, et ilma nendeta läheb ikka väga-väga raskeks. No see summa, vaata 4 kuu peale kokku tuleb päris palju iseenesest, aga mis ma ka ennast avastasin ükskord just mõtlemas, et ma nägin, see postitus, sa juba tegelikult väga pikka aega ette sa juba räägid, et okei, et me alustame veebruaris uue grupiga, et reaalselt inimesel on juba 2-3 kuud aega ette hakata raha koguma. Et need on kõik siuksed asjad, või siis kui ma selleks korraks ei saa seda raha kokku või mingi teema, ega inimestel on erinevad kohad, kus nad oma elus on, eks. Siis võiks sulle kirjutada ja küsida, et kuule, et millal sa ülejärgmise grupi teed. Need on sellised inimeste enda kättevõtmise asjad, vastutuse võtmine, ma ütleks selle peale, et sa tahad või sa ei taha, et keegi ei käsi, keegi ei sunni. Ja, just. Ja kas sul on lõpetuseks veel midagi ütelda? Ma tahan sulle öelda aitäh. Et selles mõttes ma tean, et meie teekond ei ole lõppenud, aga meil on siin veel teisigi asju kindlasti, mis me koos teeme ja Hawaii see reis tulemas ja kõik, aga see 4 kuud on olnud minu jaoks nii kliendina kui terapeudina, et selles mõttes eeskujuks, motivatsiooni, enesearengu mõttes super, et täna ma oskan seda hinnata, et kui ma alustasin seda teekonda tunnetusliku poole pealt, ma tunnen, et see mul on vajalik, siis täna ma ütlen, et see oli kohustuslik. Ja, väga lahe. Et nii ongi. Aitäh sulle. Aitäh sulle ka, tõeliselt imeline on olnud sinuga koos toimetada. Aitäh just ka, et sa julgesid jagada oma siis kogemusi ka siin teistega, et see on väga-väga suur asi ja ma tõesti väga-väga hindan seda, et see on tõeline pärl nii-öelda siin väike sihuke kirst kõige lõpus, et teised saavad ka osa natukene sellest seiklusest. Ja mis on eriti põnev, kuna siin päris mitmed teist nüüd, kes ka sisemise perega on toimetanud, tulevad Hawaii'le, et siis me saame seal Hawaii'l lasta tõesti sellel sisemisel perel nii-öelda heas mõttes hullu panna. Ja neid võimalusi on nii palju, sest tõesti seal kas või ookeanisse minnes ma juba mõtlen, mis kohad ma teile otsin välja, kus ma oma lemmikalad teile kõik üle näitan ja teie sisemised lapsed ma juba näen, lähevad täiesti õnnes segaseks ja siis delfiinidega kohtumised ja need inimesed ja no üldse see on tõesti, see on nagu muinasjutu minek, et selline lahe nii-öelda siis, ma kutsukski seda mingis mõttes selliseks kuidas öelda, mesinädalad oma sisemise perega, et sihuke väga eriline kingitus, nii et super, et väga põnev. Ma ei tea, mis seal toimuma hakkab, aga mul on, ma reisin hästi palju ja nagu tõsiselt palju igal pool, igasugustes kohtades, aga selle Hawaii reisiga mul tõesti ka tunne, et see saab olema midagi ägedat, nagu sa ütled, et sisemine laps nagu rõõmustab segaseks, mul sisemine laps praegu ootab ennast segaseks. Et saaks juba nagu, et kaua võib oodata, et oleks juba käes, et ja ma väga-väga ootan. Ja suur-suur tänu sulle, Marika, imelise seikluse eest, koostöö eest, kahesuunalise liikluse eest ja eriti sinu sisemisele perele, sest nemad ju ka tegelikult peavad ju siis usaldama seda protsessi ja ka seda teejuhti, et on olnud tõeliselt au teiega koos toimetada ja ma tean, et neil on varuks väga palju imelisi uusi alguseid, nii et
põnevaid toimetamisi ja kõike paremat. Palju alohat ja küllust sulle ja teile. Sulle ka, aitäh. Aitäh, mahalo. Mahalo.